Tere kuulamast vestlussaadet Euroopa jutud. Mina olen Mihkel Kangur ja täna me vestleme Euroopa Parlamendi saadikuga Jaak Madissoniga. Tere! Tere hommikust! Täna see vestlussaate teemaks on sattunud ränne ja ma liitsin siia juurde natukene kliimat, natukene enda töövaldkonnast võib-olla rohkem haakuvat teemat juurde, aga need on omavahel väga selgelt ka ju seotud valdkonnad. Aga alustame võib-olla sellest vaatest, et siit Eestist vaadatuna see, mis toimus Poola, Valgevene, Leedu, Valgevene piiril, kuna see oli meile niivõrd lähedal, et siis see on küll hirmutav situatsioon, siis Brüsselist võib-olla distantsilt rohkem vaadatuna, suure pildina vaadatuna, kuidas see situatsioon praeguseks välja paistab, on see juba mattunud uute teemade alla või on see endiselt käsitletav veel? Ta mingil määral muidugi ära vaibunud, sest et see surve ju Valgevene, Poola ja Leedu piiril on tunduvalt vähenenud. Et tänasel päeval iga päev avastatakse võib-olla 5-10 isikut, kes üritavad ületada piiri, aga tegelikult seda enam laagrit ja suurt survet ei ole, ehk siis see enam ei ole väga aktuaalne. Aga see oli väga aktuaalne novembrikuus. Novembrikuus oli kõige siis võib-olla keerulisem periood, kui hakkasid tulema talvekülmad, esimene lumi hakkas maha saabuma ja kui see inimeste hulk oli kõige suurem, siis ta oli loomulikult kõige nii-öelda teravamalt fookuses. Lääne-Euroopa poolt seal, Euroopa Parlamendi poolt ja Euroopa Komisjoni avalsused olid väga tuntavalt erinevalt võrreldes aasta 2015-16. Tõenäoliselt oli aru saadud ja võib-olla õpitud sellest nii-öelda tagajärgedest, mis võib juhtuda, kui teha ühtviisi ja nüüd prooviti teha teistviisi, kus toetada igati Poolat ja Leedut piiri tõkestamisel. Mingil hetkel oli ka veel ikkagi võib-olla keerulist kommunikatsiooni Euroopa Komisjoni siseasjade voliniku Ilva Johansoni poolt, kes käis ka ise Poolas siis seal piiri peal veendumas, mis olukorraga on tegemist. Ja ta tõesti toetas sõnades Poolat, aga jätkuvalt Euroopa Komisjon nii-öelda veel keeldus lubamast eraldada Euroopa Liidu rahalisi vahendeid füüsiliste piiritõkete ehitamiseks. Et see justkui nii-öelda ei olnud ikkagi aktsepteeritud veel. Aga see üldine poliitilise mentaalsuse muutus oli väga tuntavalt märgatav. Et enam ei olnud väga seda küsimust, et tegemist on ainult kas sõjapõgenikega, kes päriselt põgenevad kriisikoldest, kellel on olemas reaalne oht elule ja tervisele, vaid tegemist on siiski eelkõige hübriidsõja vormiga, mida kasutab ära siis Valgevene kas siis legitiimne või illegitiimne president Lukašenka ja inimeste näol on tegemist eelkõige just Iraagi kodanikega, kellel puudub alus asüüli taotlemiseks, kes küll otsivad paremat elu, aga paremat elu me paraku kõigile tagada maailmas ei saa ja mingi hetk tõmbata piir ja sealt see piir ka jooksis väga selgelt. Et seetõttu võib-olla võrreldes 6 aasta taguse aega oli vähemalt väga hea näha, mismoodi Euroopa Parlamendi suurima poliitgrupi EPP esimees Angela Merkeli parteikaaslane Manfred Weber ütleb esimest korda välja, et kuigi meile võib-olla piiride tõkked ei meeldi ideaalses maailmas, aga me ei saa nendeta kahjuks ka siin elada, et kui me tahame nii-öelda kaitsta seda, mis on ka meile oluline. Et sellised piiritõkked on väga selgelt vahendid tõrjumaks sellist vägivaldset või ähvardavat ohtu. Et kas me peaksime arvestama sellega, et samasugust relva kasutatakse meie vastu ka tulevikus. Et me vaatame minevikku, siis see ei olnud ju ka esimene juhtum selliselt survestada teatud riike. Novembrikuus ka väga palju küsiti erinevate siin kas ministrite või poliitikute käest, parlamendiliikmete käest, et kas nüüd Eesti on järgmine. Ja siis too hetk, aga mina ütlesin minust mitu korda, et ma ei näe et siin lähi nüüd tulevikus Eesti võiks olla järgmine, sest Eestil puudub ühine välispiir Valgevenega. Viimases hübriidrünnaku vormis selgelt kasutati ära nii-öelda Valgevenet Venemaa küll vaikival heakskiidul ja nõusolekul, et jah, tehke seda, survestage Euroopat, neid riike. Valgevenele on isiklik kanakitkuda Leeduga, väga pikaajaline. See oli üks motivaator. Ja ka
Eestil on piir ainult Venemaaga ja ilmselgelt Venemaa üritas distantseerida ennast sellest. Et ei, meie pole sellega seotud, me ei tea mitte midagi. Ja kui oleks tulnud see sama surve Eestile, siis poleks enam see argument väga pidanud. Et tundus, et Venemaa ei tahtnud väga ennast sellele segada, aga ta vaikselt andis õlapatsutuse valgevenelastele, et tehke. Seega Eestil midagi hullu ei olnud kohe saabumas, aga samal ajal me peame sellega arvestama. Et meil on tihti tegeldakse probleemidega poliitilisel tasemel siis, kui nad on kätte jõudnud, et mitte nendega ennetada. Ja sama asi on ka piirikaitsega, et loomulikult 30 aasta jooksul oleks võinud iga mõistlik riik endale välja ehitada füüsilise piiritõkke, et sa ei peaks hakkama selle pärast muretsema siis, kui mõnel naaberriigil lööb pähe mõte hakata proovile panema sinu valmisolekut oma piiri kaitsta. Aga õnneks parem millega mitte midagi ja hetkel tundub, et aastaks 2026 vist on ka kontrolljoone füüsiline piir välja ehitatud. Kui me nüüd vaatame sellist statistikat lihtsalt, siis Euroopas, väljaspool Euroopa Liitu, siis sündinute osakaal on kuskil 8%, mis on oluliselt madalam nendest numbritest, kui me võrdleme näiteks USA või Austraaliaga. Seal mul isiklikult muidugi ütleks, et immigrantide osakaal on põlisrahvastega võrreldes tunduvalt suurem, aga oleneb, kuhu kohta me siis selle piiri paneme, keda me loeme immigrandiks ja keda mitte. Aga kui USA-s on 4 korda või 2 korda kõrgem see immigrantide osakaal, Austraalias 4 korda, et kas me peaksime olema väga mures selle üle, et kui palju meil immigrante juurde tuleb? Kunagi ei ole küsimus ainult selles, et kas nad immigrant või mitte. Küsimus on immigrandi päritolus, taust, süsteemis, tema kindlasti kultuuriruumis, kus ta on pärit, mis keskkonnast on kasvanud, milliseid ideid ja vaateid endaga kaas kannab. USA on samamoodi väga kompleksne, et väljaspool USA-d sündinud inimeste osakaal on küll väga suur, aga seal on eelkõige tegemist siis töörändega. USA-s ma ei tea, et oleks mitte mingisugustki väga survet sotsiaalsüsteemi või mugavus immigrantide liikumise näol erinevalt Euroopast, sest USA-s põhimõtteliselt ellu jääda ilma töötamata on suhteliselt keeruline. Euroopas on samamoodi, see on umbes sama kompleksne nagu USA osariikide taustsüsteem, et kõik need osariigid on väga erineva rahvastiku ja demograafilise olukorraga ja ka inimeste päritolu on väga erinev. Et ütleme, kuskil keskläänes on see USA-s sündinud inimeste osakaal väga kõrge, erinevalt idarannikust ja läänerannikust või ka osadest lõunaosariikidest, kus on väga suur osakaal inimesi, kes on tulnud Lõuna-Ameerikast. Euroopas samamoodi, et see 8% koosneb ka nendest inimestest, kes on pärit Venemaalt, Ukrainast, Norrast, tänaseks päevaks ka Ühendkuningriigist, aga samal ajal ka Lähis-Idast, Põhja-Aafrikast, Aasiast ja lisaks sellele see 8% näitab seda, et kes on tulnud Euroopa Liitu elama mujalt riigist, mitte jälle siin kohapeal sündinud. Ehk tegelikult Euroopa Liidu või Euroopa riikide suurim probleem on tihti see nende inimeste päritolu, kes on juba siin sündinud. Ehk kust on pärit nende vanemad ja vanavanemad, kuidas nad on integreerunud või assimileerinud siinsesse ühiskonda. Ja see on tegelikult palju sisulisem probleem, mis on eelkõige kõne all nii Prantsusmaal enne presidendivalimisi, Saksamaal enne kõiki valimisi, Rootsis tänasel päeval, kus Rootsi on sisuliselt, mitte sisuliselt, vaid faktiliselt ongi. Eelmine aasta oli relvakuritegude puhul Euroopa Liidu esimene riik. Ehk kuigi seal ametlikult migrantide osakaal on kuskil 9% ühiskonnast, aga esimene riik relvakuritegude puhul. Ehk tegelikult see, mille pärast tasub muret tunda, on loomulikult see sotsiaalne stabiilsus või tasakaal, mis on tugevasti kõikuma teatud Euroopa riikides. Mitte küll paljudes, et põhimõtteliselt Bulgaarias, Eestis, siin Ida-Euroopa riikides ei ole seda probleemi väga suurt, aga kõige suurem on just nendes riikides, kus viimase 30-40 aasta jooksul on toimunud väga suur sisseränne inimeste näol, kes on pärit täiesti teisest kultuuriruumist, mis on meile täiesti harjumatu. Ja nende jaoks on tegelikult harjumatu elada meie kultuuriruumis, milles oleme meie harjunud elama ja see tekitab paratamatult sotsiaalseid konflikte. Demograafiline näitaja on täiesti erinev
et kui me täna vaatame kas Itaalia on üks kõige madalama sündimusega riik Euroopas, 1,3 last ühe naisterahva kohta ja sisserändajad, kes on pärit siis Lähis-Idast või Aafrikast, nende sündivuskordaja on seal kuskil 5-7 last naise kohta. Ehk tegelikult täna me oleme ühe probleemi ees, aga see probleem läheb kindlasti palju akuutsemaks siin järgmise 20-30 aasta jooksul riikides nagu Prantsusmaa, Rootsi, ka Itaalia, Lõuna-Euroopa riigid. Nii et see on tegelikult see murekoht võib-olla, mida tihti jäetakse kõrvale, sest see tundub niivõrd pikk perspektiiv järgmise põlvkonna 2 jooksul, aga tegelikult aeg lendab väga kiiresti ja ma arvan, et nende probleemidega tuleb ennetavalt tegeleda juba tänasel päeval. Jah, et kui me vaatame veel statistikat, eks ole, et selliste põgenike, kes siis lahkuvad mingist konfliktikohast, kus nende elu on nagu tõeliselt ohus, et selliste põgenike osakaal on umbes 0,6% ainult rahvastikust, et 40% saabujatest on seotud kuidagi mingisuguste perekondlike sidemetega ja siin me näeme siis sellist mustrit, et tullakse koos ka sugulastega siia, eks ole. Aga samas, kui me vaatame seda, mis juhtus ka sellel sügisel Suurbritannias, oli vist sügisel, kui ma õigesti mäletan, kus enam ei jätkunud kütuseveokite juhte, et vedada bensiinijaamadesse laiali sellepärast, et Brexiti üheks käivitajaks nimetatud immigrantide eemalehoidmine, immigratsioonipoliitika muutmine tõi endaga kaasa selle, et ei olnud enam neid töötajaid, kes teeks ära selle raskema töö siis, et kui me vaatame ka Euroopa Liidu statistikat, siis immigrandid töötavad pigem sellises sektoris, kus siis Euroopa inimene ise enam töötada ei taha. Ehitused, hooldustöötajad, raskemad koristustööd, prügikoristajad ja nii edasi. Et kas meil on võimalik majanduslikult toime tulla üldse enam ilma peale tuleva immigrantide voota ja siinjuures veel ka pidades silmas tõesti seda asjaolu, et kui 2019. aasta andmetel ei oleks olnud immigratsiooni, siis oleks Euroopa Liidu rahvastik vähenenud umbes 500 miljoni elaniku võrra, et äkki me olemegi selline maailma nurk, kus elanikkond vananeb, rahvaarv on kahanemas ja see potentsiaalide vahe, mis tekib, ongi justkui nagu paratamatus. Samamoodi oli mitmetahuline kompleksne küsimus. Ehk alustuseks Ühendkuningriigi näide. See käis ka meedias mitu korda läbi, et justkui oleks nüüd Brexit süüdi selles, et Ühendkuningriigis on piisavalt veokijuhte. Tegelikult põhjus oli selles, et Brexiti toimumisega Ühendkuningriigi valitsus pani sisse rändepiiri. Nii nagu nemad tahavad, et nad ei olnud enam kuidagi kohustatud järgima vabaturu põhimõtet. Sinna ei saanud minna nii palju poolakaid tööle, kui tahtis ja oli pandud üle piir. Aga küsimus ei olnud siis selles, et mitte Ühendkuningriiki oleks olnud võimalik kuidagi võimalik võtta vastu võõrtöölisi, vaid probleem on selles, et nad ei tahtnud võtta. Ja siis tekkis probleem, et kes siis lähevad veokid juhtima, et kütust laiali vedada üle Ühendkuningriigi ja lõpuks pandi sõdurid sõitma. Sisuliselt tegemist lahendus oleks võinud olla ka see, et Ühendkuningriigi valitsus teeb erakorralise meetmed, ütleb, et me järgmiseks 6 kuuks leevendame sisserändekvooti nendele sektoritele, transpordisektor ja nendele riikidele ja oleks probleem lahendatud. Pigem see oli poliitiline otsus, et nad ei tahtnud seda teha ja lahendasid siis probleemi lõpuks oma jõududega, võttes hoopis elukutsed sõjaväelased veokirooli. See oli nende valik, aga see ei olnud otseselt Brexiti süü, sest et see ongi see valiku koht, et põhiliselt kui Brexitit ei oleks olnud, siis loomulikult, et ei oleks see kriisi tekkinud, aga samal ajal ka Ühendkuningriigi valitsusel poleks olnud ka mitte mingisugust võimalust reguleerida siis võõrtöötajate osakaalu nende tööturul, mis on teistpidi probleem tihti. Aga neil oli täiesti võimalus olemas, et neid võõrtöölisi lubada riiki sisse, aga nad ei tahtnud seda. Miks nad ei tahtnud? Ma arvan, see on mingi sisepoliitiline pigem probleem, et kuidagi järgida seda väga karmi joont, mis tekitas küll siis lühiajalise probleemi, aga mille nad lõpuks suutsid lahendada, aga Brexit ei olnud sellest süüdi. Teiseks, mis puudutab seda võõrtööliste osakaalu ja hakkama saamist tulevikus või rahvaarvu vähenemist. Minu arust tihti võib-olla
afišeeritakse väga palju üle ka nii-öelda võib-olla poliitilises debatis ja võib-olla väga lihtsakohalises debatis sellest, et rahvaarv väheneb ja see on nüüd kõige suurem probleem, millega tuleb tegeleda ja kõige siis nii-öelda justkui kõige lihtsam variant on lubada võimalikult palju võõrtöölisi või sisserändajaid sisse, kes siis suudaksid leevendada rahvaarvu vähenemist. Rahvaarvu vähenemine ei ole probleem iseenesest. Küsimus on selles, et milliseid majanduslikke probleeme see tekitab, kuidas neid lahendada ja mis on need valikuvariandid, kuidas need probleemi lahendada. Euroopa või Vana-Euroopa üks suurim probleem on selles, et me oleme peale teist maailmasõda harjunud üles ehitama sotsiaalsüsteemi, mille põhiline mudel baas on see, et meil on alati olemas rohkem maksumaksjaid kui sotsiaalhüvede tarbijaid. Ehk alati nii-öelda elujõulise tööealise elanikkonna osakaal on vähemalt 2-3 korda suurem, kui on pensioniealiste inimeste osakaal. Ja nüüd on see olukord muutumas vastupidiseks. Tänu jällegi heaolu ühiskonna kasvamisele, kus enam inimestel ei ole mitte mingisugust sisulist vajadust saada enam 3-4 last, vaid piisab 1-2, mis loomulikult viib selle sotsiaalse tasakaalu tõesti hoopis teistpidi uppi. Ja lõpuks tekib probleem, et nüüd seda heaolu säilitada, meil on jätkuvalt vaja maksumaksjaid. Aga teistpidi jällegi igasugune sisseränne või igasugune võõrtöölist sisselubamine ei lahenda seda probleemi. Et tegelikult sisserändajate sisuline abi majandussüsteemi ülalhoidmisele ja sotsiaalsüsteemi nii-öelda säilitamisele on ainult siis, kui sisserändaja antav panus on suurem tema tarbitavast hüvest. Ehk kui ta suudab rohkem panustada ühiskonda oma tööga, oma maksudega, kui ta tegelikult tarbib, olgu see siis avalike teenuste näol, töötu abirahade näol, lastetoetuste näol. Kui see asi on teistpidi vastupidi, siis põhimõtteliselt igasugune suurem sisseränne riikidest, kes ei suuda pakkuda meie majandusele suuremat lisandväärtust, kui nad hoopis vastu võtavad endale, siis see tekitab meile palju suurema probleemi. Ja sama asi on ka olnud just nimelt selle võib-olla väga suure kõverpeegliga, mis oli 2015-16, kus üheks argumendiks sakslastel oligi, et meil on vaja uusi noori inimesi, kes hakkavad tööle Saksa majanduses. Aga häda on selles, et on väga suur vahe paraku, et kas see sisserändaja on pärit Afganistanist, mis on paraku reaalsus, et inimeste pärit taust ei ole väga kvalifitseeritud, väga hea haridusega, et nad suudaksid panustada enam, aga kui näiteks väga lihttöö, kus sul ei olegi vaja mitte mingisuguse erialasi teadmisi. Erinevalt siis näiteks töötajast, kes on pärit kas või Aasiast, kus on ikkagi see haridussüsteem on tunduvalt tugevam ja kes suudab panustada ka nii-öelda suurema lisandväärtusega kui Afgaani päritolu inimene. Eelmisel aastal oli veel tehtud väga hea statistika siis nende inimeste kohta, kes saabusid 2015 aasta selle suure sisserändekriisiga Saksamaale. Ja näiteks, kui ma õigesti mäletan, kas ligi 70% olid töötud. Ehk nendega ei ole mitte midagi teha lihtsalt paraku. Ja sama asi on argument olnud ka kahjuks Euroopa Komisjonil tihti, kus meile eelmainitud proua Johanson on toonud välja, et meil on vaja sisserännet eelkõige selle jaoks, et me oleme vananev ühiskond. Meil on vaja uusi inimesi peale. Jällegi see on hästi lihtsakohaline käsitlus, et just kui inimesi jääb vähemaks 500 000, siis on meil 500 000 kuskilt asemele saada. Aga kui meil jääb 500 000 vähemaks, me võrdleme, et kes on need 500 000, kes asendavad, kus nad pärit on, mis on nende kultuuriline taust, mis on nende erialane taust, mis on nende perekondlik taust, kui suutlised nad integreeruma meie koolisüsteemi, kas nad on suutelised minema ülikooli, kas nad on võimelised õppima tehnilisi erialasid, mida meil tegelikult on, kui räägime Saksamaa suurriigist ja Saksamaa tööstusest, et kas need inimesed on suutelised panustama Saksamaa tööstusesse, autotehastes, tõenäoliselt mitte. Kui me räägime sisserändest kolmandast riikidest, mis asuvad näiteks Ida-Euroopas, siis ilmselgelt nende inimeste taustsüsteem on hoopis teistsugune. Nad võiksid panustada võib-olla. Ja kolmandaks, rahvaarvu vähenemise üks meede peatamiseks on küll sisseränne, aga see ei ole ainukene meede. Ja minu jaoks pigem palju suurem probleem on see, et me tegelikult ei keskendu sellele, et kuidas tagada rahvastiku taastootmist. Ehk me ei saa eeldada, et me järgmise 2-3 põlvkonna jooksul neutraliseerime rahvaarvu vähenemise probleemid lihtsalt sisserände soodustamisega. Tegelik eesmärk peaks ju olema see, et me suudame nii-öelda tekitada motivatsiooni, et rahvastiku taas toota, et meil ei oleks seda probleemi, kus me täna oleme. Aga see kahjuks poliitilistel põhjustel tihti ei ole väga populaarne teema, mida mainida, et me peaksime kuidagi soodustama, ma ei tea, kas peretoetusi, sündimuse kasvamist ja see on hetkel Lõuna- ja Lääne-Euroopa üks suurim probleeme.
et erinevalt Eestist, kus Eesti tegelikult on üks eesrindlikumaid riike Euroopas, kes suudab motiveerida perekondi, et mitte piirduda 2 lapsega, vaid saada 3. laps. Ja kui on juba aina rohkem 3-lapselisi perekondi, siis on meie sündivuskordaja suurem kui 2,1, mis on vajalik hoidmaks rahvastiku tasakaalu täpselt nullis. Et me ei vähene ja me ei suurene, aga vähemalt me ei tegele selle nii-öelda siis lõpuks vähenemise probleemi lahendamisega. Nii et see ongi küsimus lihtsalt selles, et rahvaarvu vähenemine iseenesest ei ole probleem. Seda probleemi saab ka leevendada Jaapani näitel väga hästi tehnoloogilise arenguga, et sisuliselt mopilükkajaid meil ei ole vaja igal juhul võib-olla värvata kuskil 3. riikidest. Mopilükkamise asemel võime panna ka tööle roboti, kes teeb põranda puhtaks. Ehk siis jällegi ühe inimese kadumine ühiskonnast ei ole probleem, kui me suudame selle tehnoloogiliselt asendada, mida ka Jaapan on üritanud väga rangelt järgida, et hoides väga karmi immigratsioonipoliitikat, väga rahvuslikel põhjustel ja kultuurilistel põhjustel, aga samal ajal siis üritavad siis maandada seda majanduslikku tagasilööki, mis tekib rahvastiku vananemise tagajärjel. Et seega neid lahendusi on erinevaid. Küsimus on selles, et mis on see poliitiline mentaalsus ühiskondades ja millisteks lahenduseks on nad valmis üldse nii-öelda siis töötama. See viibki mind järgmise küsimuse juurde või mõtte juurde, mis ma olen endale siia kirja pannud, et kahtlemata immigratsiooniga kaasneb terve rida väljakutseid, nimetame siis viisakalt niimoodi, et ei ole see meeldiv ei nendel immigrantidel enestele, sest et kes tegelikult tahaks enda kodust lahkuda, parema meelega elaksid kõik enda kultuuriruumis, kui nad on millegi pärast sunnitud seda tegema, ega see neil ka midagi meeldivat ei ole ja siis sihtriigis see tekitab alati mingisuguseid väljakutseid, aga nagu sa nimetasid, siis immigrandid ei lähtu ainult sellistest meile väga keerulisematest või kaugemal asetsevatest kultuuriruumidest, vaid ka meiega sarnasematest kultuuriruumidest. Üks selline immigratsiooni tekitajaid võiks olla kõrge tööstus, haridustase, teadus-arendustegevus. Et kui me vaatame Euroopa Liidu numbreid, siis ainult 3% sisserändest on seotud õpingutega. Et kas see võib olla seotud ka siis meie sellise teise suure probleemiga, et vaatamata sellele, et kogu teaduse juured kaasaja teaduse mõistes, teaduse juured asuvad, eks ole, Prantsuse Teaduste Akadeemias ja Euroopas laiemalt, siis koos sellise vananeva ühiskonnaga sotsiaalkulude järjest kuhjuva summaga on meie teadus-arendustegevus tegelikult jäänud suhteliselt tagasihoidlikuks. Meil ei ole ette näidata väga pikka aega juba kõrgeid Nobeli preemiaid, ülikoolide hulk on meil Euroopas küll küllalt suur, nende tase on küllalt kõrge, kuid samas neist ei ole olnud sellist suuri läbilööke ka enam tulemas. Ehk et kas meie olukorra ja siis sellise teadusmahukama majanduse ja sellega kaasneva ajude sissevoolu tekitamiseks, mis tooks endaga kaasa immigratsiooni positiivsema poole, me peaksime rohkem tähelepanu pöörama sellele, mida me teeme enda teadus-arendusasutustes ja ülikoolides. Ja kindlasti, absoluutselt. Tihti kui räägitakse nii-öelda välistudengite meelitamisest riiki, kes võiksid tuua meile uut ajupotentsiaali ja lisandväärtust hakata tootma meie ühiskonnas, siis minu meelest jällegi tihti näed kinni nii Eestis kui ka Euroopa riikides sellesse, et meelitada uusi tudengeid pehmetest 3. maailma riikidest. Me räägime kas Aafrika tudengitest, siis seal Kesk-Aasia tudengitest, aga me räägime väga vähe sellest, et kuidas meelitada helgemaid päid näiteks Põhjariikidest. Meile kultuuriliselt väga lähedastest riikidest, kus nendel tulijatel on väga kerge sulanduda meie ühiskonda ja kus ka meil on väga kerge neid vastu võtta. Näiteks TTÜ on selles mõttes nagu hea näide, et väga suur välistudengite osakaal on Soomest. Ilmselgelt, kui me räägime nagu rändest ühest riigist teise, siis igal juhul on tunduvalt kergem ka meil ju vastu võtta inimesi, kes on põhimõtteliselt jagavad meiega peaaegu sama ajalugu, sama kultuuriruumi, sama väärtussüsteemi,
sama religioossust paljudel juhtudel. Ja siin pole küsimuski, et kas eestlased, soomlased klapiksid hästi kokku, muidugi klapivad. Küsimus, et kuidas nüüd sellest nii-öelda 5,5 miljoni elanikuga riigist meelitada vähemalt meile mingeid ajusid juurde, kes võiksid hakata panustama hoopis Eesti majandusse, et tekitada see vastupidine ränne, et mitte eestlane ei lähe Soomelt ehitama, vaid ka soomlane tuleb siia tegema arendus- ja teadustegevust ja ehitama üles ettevõtted ja panustama meie majandusse. Me räägime ka Rootsist, Norrast, et meil tegelikult Eesti ülikooli tase võrreldes Põhjala riikidega on väga hea. Me räägime ikkagi nii-öelda Põhjala riikide jaoks on Tartu Ülikool nii-öelda põhja või nagu ütleme nii-öelda Baltimaade ja Skandinaavia Oxford. Meil on väga palju arstitudengid Põhjala riikidest. Et see on see minu jaoks nagu positiivne sisseränne, et kus ma tõesti võibki näha, et see on väga kasuliku efektiga. Ma ei näe nagu väga suurt kasulikku efekti kolmanda maailma riikide tudengitest, kellest väga paljud tulevad eelkõige siia et saada elamisluba või et saada võimalust edasi rännata tegelikult hoopis kuskile muule riiki Euroopasse. Et me oleme sellised väike vaheetapp, mis legaliseerib selle sissepääsu võimaluse, et pärast siirduda edasi kas Saksamaale, Prantsusmaale või Rootsi. Ja ma arvan, et see ei ole meie jaoks väga positiivne, et me panustame nii-öelda meie maksumaksja raha tegelikult inimese väljakoolitamisse ja õpetamisse. Aga lõpuks pärast meile seda väga suurt lõppkasu meile väga järgi ei jää. Aga sisuliselt jah, et kui me ikkagi vaatame, kuhu välistudengid näiteks Euroopa riikides, kuhu nad pürgivad eelkõige, kas ütleme Poola, Saksamaa, Prantsusmaa tudengid, siis nad mingil põhjusel ei pürgi nii väga kuskile Kesk-Euroopa ülikoolisse, vaid ikkagi unistuseks saada kas Briti või USA maailma tippülikoolidesse. Ja kui me vaatame ka nii-öelda kõige edukamaid suurfirmasid, siis need paratamatult kas sünnivad Räniorus või kuskil USA idarannikul. Et jällegi, et mis on need põhjused, et kas on see suurem nii-öelda majanduslik võimalus, tehnoloogiline areng, mis meelitab inimese kohale suuremaid ajusid. Ja ka samuti see sotsiaalsüsteem, et põhimõtteliselt, kui sa lähed ikka kuskile Briti või USA tippülikooli, siis keegi sind väga seal ei poputama ei hakka. Et sealt ikkagi kooritakse välja ainult parimad, helgemad pead. Ja helgemad pead paratamatult on pärit rohkem ühtedest kultuurruumidest kui teistest kultuuriruumidest. Poliitiliselt korrektselt väljendatud. Et niimoodi see paraku on. Et meie oleme pigem keskendunud sellele, et kuidas saada nii-öelda välistudengeid lootuses, et nad hakkavad meile väga suurt lisandväärtust pakkuma meie ühiskonda, kuidas me suudame neid meelitada kuskil nii-öelda kolmanda maailma riikide ühiskondadest. Aga ma arvan, et see ei ole nagu kõige nagu arukam jätkusuutlik viis, millele ehitada üles meie nagu tuleviku potentsiaali, et kuidas uuesti Euroopa tõsta ikkagi nii-öelda maailma juhtivaks majanduslikuks jõuks. Just hetkel fakt on see, et Euroopa Liidu majandusosakaal väheneb iga aastaga kogu maailma majandusest. Meie rahvastik vananeb ja see uus rahvastik, kellega üritatakse justkui asendada nii-öelda vananevat rahvastikku, ei paku just kõige suuremat lisandväärtust, mida me võiksime eeldada. Et väga selgelt on IT-sektor, tehnoloogiasektor meil kujunemas ka Eestis, kui vaadata rahvaarvu kohta ükssarvikute hulka, me võiksime olla siin selgelt maailma silmapaistvamaid riike selles valdkonnas, kuigi me ka praegust paistame juba üsna hästi selles osas silma, aga me saaksime veel kõvasti parem olla, kui me suudaksime muuta meie immigratsioonipoliitikat mõnevõrra paindlikumaks, ehk et tekitada sellise positiivse immigratsiooni, mis tooks endaga kaasa meil teatud sektorite ennaktempos arenemise, kus meil on vaja juurde meelitada ajusid, et seda sektorit käigus hoida. Jah, aga see küsimus ongi selles, et kust me üritame meelitada, milliste vahenditega, mis on see motivatsioon tulla siia õppima. Et ma arvan, et kui haridusministeerium teeks suurema väliskampaania kuskil, ma ei tea, Ameerika Ühendriikides, et 100 helgemat pead läbi konkurssi saaksid täisstipendiumi, et õppida TTÜ-s infotehnoloogiat tingimusel, et täisstipendiumi eest sa pead ka siis jääma veel Eestisse tööle pärast 5 aastaks, siis ma arvan, et see oleks nagu võib-olla täiesti edukas kampaania, et kui riigis, kus on 300 miljonit elanikku ja sealt helged päid ikka leidub kuhjaga. Et me ei pea nagu, see on ütleme nagu tark immigratsioonipoliitika, kus me üritame välja noppida helgemaid päid eri maailma kohtadest meile sobivatel tingimustel ja need inimesed, kes tulevad siia, peavad kohanema nii-öelda meie tingimustega. Mitte me ei ürita nii-öelda kuidagi ust lahti teha kõigile, et tulge ruttu kõik siia, et äkki üks inimene 100 on siis helge pea, kes toob meil lisandväärtust, aga 99
tegelikult lõpuks ei panusta meile suurt midagi ja liigub hoopis edasi kolmandasse riikidesse. Et küsimus ongi see, et mis on need vahendid, keda me siia vähemalt tahame saada, mis sektoritesse, kus nad pärit on ja mis on nende intellektuaalne ja tegelikult sisuline võimekus ka siin õppida ja pärast hakata teadus-arendustegevust ka edasi viima. Ja sellega peab kaasnema põhimõtteliselt muidugi see, et me võime suure raha eest ju kedagi siia meelitada, aga kui siin ei ole kellega siis seda koostööd teha, kui täpselt luua siin need tingimused, et mitte sellise sunniviisiliselt, aga et nad tahavad, sest et siin mitte selle sotsiaalsüsteemi pärast, vaid et siin nad saavad realiseerida enda teadmiste potentsiaali, tegeleda mingisuguse teadus-arendustegevusega, mis on maailma tasemel, siis miks nad peaksid ära minema? Las nad olla, tegutsegu. Ja ma arvan, see motivatsioon oleks täiesti tegelikult olemas, et Eesti on ikkagi maailmakaardil, olgugi väga väikse rahvaarvuga, siis kui me räägime küberturvalisuse arendamisest, me räägime iduettevõtetest, kõikidest elektroonilisest lahenditest, siis me oleme ikkagi Euroopas valgusaastate kaugusel. Et ega ei ole väga palju võimalik panustada Prantsusmaal, kus veel päevakohane on saata kirju faksiga. Et siis juhul me räägime ikkagi Eestis kui väga silmapaistvast riigist, kus on võimalik reaalselt ikkagi hakata arendama, ehitama, tegelema ettevõtlusega vastas valdkonnas. Siin on kõik võimalused loodud selleks. Ja tegelikult teadusstatistikat vaadates siis absoluutselt kõikides teadusvaldkondades on Eesti tugevalt maailma tippude hulgas. Et see on mitte ainult tehnoloogiasektor, vaid ka muudes valdkondades, ehk et meil on võimalus panustada ja luua lisandväärtust äärmiselt oluliselt. Ja samas sellise immigratsiooni selle hariduse ja teadusimmigratsiooni osana mina käsitleks ka ikkagi sellist arenguabi. Olles ise Tallinna Ülikooli taustaga, minul on äärmiselt hea ja uhke tunne selle üle, et Tallinna Ülikoolis on saanud näiteks doktorikraadid väga mitmed Afganistani IT-inimesed, et see oli see viis, kuidas me saame panustada sellesse, et sealset riiki aidata. Vaadates nüüd tulevikku, ükskõik milliseid mudeleid me vaatame, majanduslikke mudeleid, demograafilisi mudeleid, me näeme, et selle sajandi jooksul ilmselgelt immigratsioonisurve Euroopale ainult kasvab, sest keskkonna muutustest tingitud muutused Aafrika riikides, Aasia riikides käivitavad üha suuremal määral immigratsiooni. Ehk et kui siin mõningate uuringute kohaselt kuskil 98% võib langeda osade riikide SKP selle sajandi jooksul Aafrikas, Aasias, siis ei jää ju sealsed inimesed kuidagi ootama seda hetke, et nad seal ära surevad nüüd, vaid nad paratamatult hakkavad otsima seda kohta, kus nad saaksid paremini elada. Missugused oleksid meie võimalused nüüd selle ärahoidmiseks? Selles mõttes, et piiritõkete rajamine, see töötab senikaua, kuni see surve on, ütleme tuhandetes veel, aga kui see läheb sadadesse tuhandetesse, miljonitesse, siis nendest piiritõketest ju sellisena niimoodi sellisel kujul piisav ei ole, et me peaksime leidma mingisuguseid muid lahendusi, et nad ei peaks, et nad ei vajaks seda ära lahkumist enda kodukohast. Missugused on siin meie võimalused, kuidas sa siin seda näed? Ma olen väga pessimist selles kõige suhtes. Alati immigratsiooni poliitika kontekstis on räägitud ennetustegevusest, kohapealiste probleemide lahendamisest, inimestel poleks motivatsiooni liikuda, ära kolida. Ma ei näe väga palju suuri võimalusi, et kuidas me võiksime viia Iraagi, Afganistani või Bangladeshi majanduse sellisel tasemele, et koha peal olevatel elanikel ei oleks mitte mingisugust motivatsiooni välja rännata. See lihtsalt, sest eelkõige suurim probleem, mis on olnud immigratsiooni ajendiks, ja mis arvan, jääbki olema põhiajendiks, on siiski parema elu otsimine, mis on inimlik. Mis on täiesti arusaadav, et igaüks tahab saada paremat elu. Küsimus on selles, et mis on meie võimekuse piir, mis on meie enda ühiskondade ootused,
sest ilmselgelt, kui me vaatame ka demograafilist plahvatust Aafrikas, siis selle sajandi lõpuks me räägime 3-4-kordsest rahvastiku kasvust. Ja need inimesed tahavad kõik süüa, nad tahavad kõik vett juua, nad tahavad nii-öelda ellu jääda. Ja nüüd on siis küsimus see, et kuidas umbes 440 miljoni elanikuga Euroopa Liit suudaks need probleeme ära lahendada. Ilmselgelt vastuvõtmisega meid ära ei lahendada. Et pigem me tekitame need täpselt sama probleemid, millega me maadleme kuskil Afganistanis, me hakkame tekitama siin piirkonniti Euroopa Liidus. Et seega, ütleme, probleemide eksportimine ühest kohast teise ei lahenda probleemi, vaid see probleem muundub lihtsalt teiseks teises kohas. Et see ei ole lahendus. Siis on üritatud anda küll majandusabi. Et siis kohapealsed riigid siis Euroopa Liidu majandusabiga võiksid reformida enda majandust nii viisi, et see majandus hakkaks kasvama, et tekitada lisandväärtust väärtust. On üritatud, kas edukalt, mitte väga. Euroopa Kontrollikoda on teinud väga häid analüüse ja hinnanguid siis olemasolevate rahade kulutamise tõhususele. Ja alles näiteks möödunud sügisel tuli väga hea näiteks raport Nigeeria kohta, et kus siis Euroopa Liit on toetanud 6 aasta jooksul Nigeeria riiki ametlikult ligi 500 miljoni euroga. Ja siis kontrollikoda tegi analüüsi, et kus see raha läks, kui palju sest kasu oli, kui palju on riigi korruptsioonitase langenud, millised majandussektorid on juurde tekkinud, kui palju on vähenenud töötute arv. Lõpptulemus oli see, et selle 6 aasta jooksul mitte midagi pole muutunud. Täpselt sama, konstantne olukord. Ehk siis nii-öelda raha külvamine lihtsalt lootuses, et äkki kohapealsed siis valitsejad ja ministrid hakkavad seda kuidagi efektiivselt kasutama, ei ole väga nagu efektiivne olnud kahjuks. Et see pigem tekitab meile endale võib-olla hea tujutunde, et me aitame, oleme inimlikud ja oleme humaansed. Kas siis ka päriselt nagu abi on? Kaheldav. Jällegi see nagu väga ei aita. Siis seega lõppkokkuvõttes ongi tihti küsimus see, et me võime ju tahta teha maailma väga palju paremaks kohaks. Aga mis on meie tegelikult võimalused? Mis on need tegelikult nagu kasulikud viisid, mis ka toovad mingisugust positiivset tagasi resultaati? Neid väga palju ei ole. Kliimamuutuste kohta samamoodi, et eks kliimamuutustega need prognoosid on ka nii ja naa. Mulle väga meeldis alles hiljuti mõned päevad tagasi üks Stanfordi ülikooli külalisteaduri Björn Lomborg kirjutas väga armusloo Postimehes. Näiteks samamoodi sellest nagu kliimapoliitika võib-olla üle dramatiseerimisest. Et kliima muutub loomulikult. Muutub piirkondi, kus majandustegevus, eluvõimalused ei säili sellisel tasemel, nagu nad täna on. Aga see on olnud nagu paratamatu siiski läbi sajandit alati meie ühiskondades. Et inimesed liiguvad sinna, kus on parem elukeskkond, aga samal ajal inimesed on leidlikud. Ehk asjaolu, et kui nii-öelda puhta vee kättesaadavus väheneb mingites piirkondades, mis täna on reaalne probleem, inimesed liiguvad nii-öelda kõige lähemal olevatesse piirkondadesse, kus seda vett on natukene rohkem. Ja Aafrikas näiteks on pigem see ränne ei ole isegi mitte nii väga Euroopa suunas, vaid tihti on hoopis Lõuna-Aafrika riikide suunas. Sealt Kesk-Aafrikast ikkagi minnakse pigem Lõuna-Aafrika riikide poole ja meil on kõige suurem surve pigem just Põhja-Aafrikast, Sahara tagusest alast ja Lähis-Idast ja ka Kesk-Aasiast, ka seal ütleme nii-öelda Bangladeshi piirkonna riigid. Ja nüüd on väga raske nagu projitseerida tulevikustsenaariumit, et kui palju saab näiteks 50 või 100 aasta jooksul mõjutama mingite kliimamuutuste tagajärjel immigratsioonisurvet asjaolu võrreldes tänase probleemiga, kus me räägime ikkagi nii-öelda lihtsalt parema elu otsimisest. Et kas see nagu toob mingit suuremat survet kaasa või ei too. Ja alati inimesed lähevad sinna, kus on kergem minna. Küsimus ongi see, et kas me peaksime tegema selle Euroopas nagu lihtsaks selle liikumise või me peaksime seda ikkagi nii-öelda väga piirama ja tõkestama, samal ajal üritades anda siis ikkagi mingit majandusabi, aga see tekitab olukord pigem ikkagi, kus inimesed selle majandusabiga suudavad oma elukeskkonda tehnoloogia abil ja teaduse abil muuta taas nii-öelda elamiskõlblikuks. Et ega kliimamuutuste mõjul ei oleks ka täna võimalik Hollandis elada, kui inimene poleks välja leidnud tamme. See on nagu ütleme paratamatu, et sellega tuleb leppida. Kliimamuutused on paratamatu. Me võime üritada leevendada neid tagajärgi, aga kindlasti ma ei usu pigem sellesse, et nüüd
nüüd pool Aafrika mannert 50 aastaga muutub elamiskõlbmatuks. Et see kindlasti on selline tihti ka viimase 50 aasta jooksul on häda olnud pigem selles, et me ennustame kohe maailma lõpu saabumist. Kui me kohe nüüd seda teist ja kolmandat tee, siis kohe muutub maailm elamiskõlbmatuks. Seda hakati juba 70. alguses ennustama kliimaraportide näol, et meil on veel aega olnud kas 10 aastat või on meil aega 5 aastat. Muidu on pöördumatud tagajärjed, kus enam mitte midagi teha ei saa. Hetkel me oleme olnud 50 aastat sellest teadmisest, kohe maailma lõpp käes. Jätkuvalt elame. Et seega ma pigem panustaksin siin ikkagi inimeste kohanemisvõimele, teadus-arendustegevusele, leevendada keskkonnamuutuste tagajärgi. Aga loomulikult inimesed ikkagi liiguvad, jah. Ja küsimus ongi selles, kas me peame seda võtma paratamatusena ja siis leppimegi sellega, et kui sul on 2 miljonit inimest teisel pool piiri, et nad tulevadki üle või sa ikkagi pead, mingil hetkel pead südame kõvaks tegema ja ütlema, et jah, et küsimus ongi lõpuks see, et kas meie või teie, et kas ise ellu jääd, eks ole, või üritades maailma päästa, lasta tekkida immigratsiooni survel, kus inimeste motivaatoriks ongi parema elu saavutamine. Mitte kunagi varem pole inimkonna ajaloos olnud niivõrd palju inimesi maakeral ja niivõrd suur keskkonna ressursside tarbimine, nagu see on ka nagu praegust. Ehk et sellisel kujul see igal juhul jätkuda ei saa. Me näeme, et rahvastiku arvu kasv on teatud riikides ja inimkonna ajaloo ainus tõhus meede selleks, et mida me tunneme selleks, et rahvastiku arvu kasvu pidurdada, on parem haridus, eriti naiste haridus. Ehk et ja teisest küljest mõjutab siis seda elukeskkonda. Me ostame nagu lühiajaliselt ennast välja nendest probleemidest, pakkudes raha, mis paratamatult süvendab neid probleeme läbi korruptsiooni ja selliste. Et kas meil võiks olla lahenduseks, abiks, leevenduseks? Ma ei ütleks, et ta lahendab ära täielikult selle probleemi. Ükski meede üksinda ei lahenda kogu seda probleemide komplekssust täielikult ära, aga ta leevendaks oluliselt, kui me suudame kaasa aidata doonorriikide elanike paremasse haridusse panustades, aidates neil enda arengut paremaks suunata, mitte läbi rahalise toetuse, vaid sellise õngepakkumise ja aidates neil taastada ka nii sealseid ökosüsteeme, mis tagaksid nende ellujäämise toimimise ka paremal tasemel. Ehk et mitte ainult see tehnoloogiline areng, selle toetamine, vaid ka selle elukeskkonna oluliselt enda paremaks muutmine, et leevendada kogu keskkonnas toimuvaid muutuseid, mis sunnib neid nagu me Süüria sõja puhul nägime, et põllumajandussektor kukub kokku, 3-4 aastat põuda, põllumajandussektor kukub kokku ja sellest eskaleeruvad järgnevad sündmused, et aidata nendega selliste olukordadega toime tulla. Aga siit me jõuame ka sellesse samasse meie enda kodusesse Eestisse, et kui me peaksime tegelema immigrantidega, saabuvate teise kultuuri inimestega, siis meie kultuuri osa on ka meie enda keskkond. Et kas selleks, et paremini toime tulla teises kultuuriruumis tulevate inimestega, oleks meie üheks kaitsekihiks ka meie enda puhas ja hea keskkond. Mis sa sellest mõttest arvad? Esiteks esimene küsimus, mis puudutab kohapealse hariduse toetamist ja keskkonna säilitamist ja taastamist. Loomulikult, et see teoreetiliselt oleks kõige efektiivsem variant. Selles mõttes, et kui su rahvastiku arv on 50 miljonit ja kui sa kas või miljon kuidagi ära paigutad Euroopa riikidesse, siis ega see kohapealset elukeskkonda ei paranda, vaid 49 miljonit inimest kasvab varsti 60 miljoniks tänu demograafia kasvule ja probleem ikka eskaleerub. Et loomulikult see kohapealsete lahenduste leidmine on kõige efektiivsem. Pigem on probleem tihti selles, et kas need kohapealsed riigid ka tahavad seda. Ehk meie võime, ja ma arvan, me peamegi muidugi pakkuma efektiivseid lahendusi, et näete, me saame seda toetada, seda programmi toetada, aga kas see ka kohapeal on vastu võetav ja kas see raha läheb õigesse kohta ja kas nad on ka sellest huvitatud ja motiveeritud selleks, see on ometi küsimus. Lihtsalt häda on pigem tihti selles, et need samad riigid on alles väga sügavas arengujärgus, kes ilmselgelt tahavad püüelda
sama elatustaseme poole, nagu on mõned paremad naaberriigid. Noh, muidugi Euroopa tasemele jõudmine võtaks, ma arvan, sajandeid aega, aga et keskmine Aafrika riik suudaks ära kuidagigi elatada oma kasvava rahvastiku, siis see eeldab paratamatult ka sellist saastava energeetika kasutamist, mis omakorda mõjutab kohalikku keskkonda ja kohapealset nagu ellujäämisvõimalust. Ja nii, et see ongi selline nokk kinni saba lahti olukord, kus meil on nagu väga tihti nii-öelda kerge öelda, et pange püsti päikesepaneel, et saada rohelist energiat, aga samal nad ütlevad, aga me tahaks ka nii-öelda majandust kasvatada. Me peame siiski nii-öelda mingisugust töötlevat tööstust arendama, mis paratamatult põhineb fossiilsetel kütustel ja mis omakorda tekitab jällegi suurema probleemi. Ja siis see ongi selline praegu minust nagu kahjuks päris kurb olukord, kus tihti nagu Euroopa või lääneriikidele on nagu kerge öelda kolmanda maailma riikidele, et ärge saastage nii palju, aga nemad ütlevad, aga teie saastasite viimase 200 jooksul ja praegu elate väga hästi. Ja nüüd ütlete meile, et ärge nüüd enam, aga ärge teie saastage. Ja see ongi, aga mis nüüd teha? Ja pigem on ikkagi, ma arvan, et meil on alati väga kerge õpetada teisi riike, kuidas te peaksite reformima oma majandust, reformima oma valitsemissüsteemi, muutma seda tõhusamaks, vähem korrumpeerunumaks, aga lõpuks selleks, et midagi reformida, peab kohapealne riik ja ühiskond seda tahtma. Ehk 90-ndatel oleks olnud võimatu reformida Eestit enam-vähem normaalseks riigiks, kui Eesti poleks seda tahtnud. Ehk lääneriigid võivad ju doteerida miljonitega seda riiki ja laotada raha lennukilt, aga kui see kohapealne riik ikka ei taha seda teha, siis ega keegi siin räägita välispoolt ei saa ka. Seega ma arvan, et see küsimus on ka see, mida saab teha Eesti väikse riigina või mida saab teha Euroopa Liit tervikuna, siis ega Eesti, Marti, ei tasu ka siin, meil tasu luua illusiooni, et Eesti suudaks lahendada probleeme Nigeerias või Mosambiigis. Et meie võimekus on tunduvalt väiksem. Me võime saata külalislektoreid tõesti mingite riikide ülikoolidesse, et anda haridust siis kohapealsetele noortele tudengitele, noortele naistele eriprogrammidega. Aga Euroopa Liidu tervikuna on see võimalus palju suurem ja ma arvan, et see olekski mõistlik lähenemisviis, et me vähemalt anname selle õnge, tahate vastu võtta, võtke, aga see tähendab teie enda pingutamist, ehk siis teie enda reaalset tahet ka muutuda nii-öelda paremuse suunas. Ja mis puudutab Eesti elukeskkonda, siis loomulikult ma arvan, et iga inimene tahab elada ilusas elukeskkonnas, kus on olemas puhtad rabad ja värske õhk ja kenad metsad. Et ma arvan, et see on ilmselgelt vajalik ja ma arvan, et Eesti on üks, ütleme, paremate võimalustega riik, kui mitte Euroopas, siis maailmas, kui me räägime elukeskkonnast. 1,3 miljoni elanikuga sellise territooriumil elada, meil on väga palju võimalusi. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis paneb meile ka mingisuguse moraalse kohustuse seda kaitsta. Et hoolimata sellest, et maailmas on väga palju väga halvemaid kohti, kus inimesed elavad, siis paratamatult meie nagu põhimõtteline ülesanne on kaitsta meie elukeskkonda, meie inimeste meie turvalisust, meie selle püsimist, kus me elame. Ja paratamatult me ei lahenda maailma probleeme, kui me siin üritaksime vastu võtta, ma ei tea, tõesti väga hädapäraselt riikidest suurema hulga inimesi, et neile kuidagi head elu pakkuda, et sellega me hoopis loomulikult enda inimeste elukeskkonda halvendame. Ja ma arvan, et meie võimekuse piires on just nimelt pakkuda abi kohapeal riikidele, et me saame teid ajata selle programmiga või me saate teile, Momondo on olnud ideaalne näide, kus ongi olemas programm, kus me saadame Eesti noori õpetajaid mingiks perioodiks kuskile 3. maailma riiki koolis õpetama, mis on kõige efektiivsem ja pärast tulevad tagasi, ehk nemad on võitnud ja samal ajal meie oleme siis aidanud, aga samas meie keskkond on ka säilinud ja looduskeskkonna säilimine on üks väga oluline faktor siin. Ma arvan, et tihti seda hinnatakse kuidagi väga madalalt, et tihti kapitalistlikus maailmas on väga raske leida tasakaalu, et kus läheb see piir elukeskkonna säilitamise vahel ja majandusliku kasu vahel. Ja lõpuks see takardubki väga palju poliitiliste ja majanduslike huvide kokkupõrke piirile. Ja kus seda tasakaalu leida, see on kuldse $1 miljoni küsimus. Sest alati on vaja riigile teenida raha. Me tahame, et töökohtade arv kasvaks, eksport suureneks, aga see kõik eeldab seda, see tuleb millegi arvelt. Ja aga kus piirini me võime seda võimaldada, see on nüüd omaette küsimus. Ja ma arvan, et siin on inimesi, kelle arvamused lähevad väga palju erinevalt lahku, nii erakondade üleselt kui erakondade siseselt väga-väga tihti.
meie aeg hakkab saama paratamatult otsa. Meie keskkond, meie keel, meie kultuur, meie loodus on kõik omavahel niivõrd tihedalt põimunud. Kui me tahame täita oma põhiseaduse preambulis öeldud, siis me peame paratamatult hoidma ka enda keskkonda. Et selle tõdemusega olekski siin täna hea ilmselt lõpetada. Selline sai meie seekordne Euroopa juttude saade. Mina olen Mihkel Kangur ja täna oli meil vestlus Jaak Madissoniga, Euroopa Parlamendi saadikuga. Suur tänu vaatamast!